Tere hommikust! No tere hommikust! Oleme näed siin terminali tanklas, ma ei tea, teel Viljandisse, Tartust natuke väljas. Eile sai siin ennast tangitud ja särki-värki, et noh, täna siis tangime autosid ka, et see poisike tahab meil juua saada, et seal saare peal, me oleme välismaale, seal ei ole ju seda terminali tanklat veel. Ei tea, kuna teab, tuleb, peaks küsima. Aga bussiga on siuke lugu, et pool paaki on alles siis, 400 kilti on sõidetud, keskmine on 12,8 hetkel. Vaatame siis, kas me jõuame see tripi ära teha ikkagi niimoodi, et me bussi ei tangime. See on challenge. Seda kuidagi liiga vähe läks siia praegu. Tilgutada. Ei, ma ütleks, et peaks rohkem ikka panema siia. No vahet ei ole, ma tilgutan siin. Karl, mine võta siis kohvi ja pirukat, muidu sa ei saa ennast siin hommikul käima. Jah. Ütles, et sa pead ära keerama Pärnu maanteel. Ma ei oska sõita sinna Muhku, jah. Vetsu ei oskanud minna. Vetsu ei oskanud minna, ma käiks paremale pöörata. No nii, oleme jõudnud kuhugi, aga vaata, kui sidane see auto kõik on jälle. Siuke porikäkk. Mõnus. Saadana. Oi, see käru ja kõik. Kule, vaatame need rihmad ka üle. No vaata, loksuta, on midagi häda või? No ei ole vist, rehv on kortsus veel. Seal on õige rehvi rõhk selle pärast on. No ei, ära tõmba, ta on juba niigi, ta teeb haiget sellele karkassile siin, ära tee. Kule, väga hea on. See on ka, vaata, hakkab ähsi. Et me peame minema pessu, et tegelikult seal kuivastus on ju olemas see, seal on see kiirpesul olemas. Äkki, kurat, ei hakka seda soola siin Saaremaale viima, et teeme puhtaks. Saaremaal ei olegi soola. Ja Saaremaal ei olegi soola. Mis see nüüd on? Ära hakka. Mis see on? Mis see on? Kuule, ära käige nii palju. What is that issue? Ära jäta bussi seisma või? Ära jäta bussi seisma rohkem. Kompressiooni ei ole soojas peast nagu sellel kaksjotsetil või? Paneme... See on küll huvitav nüüd. Õnneks meil on booster kaasas, aga mis see... Ma ei ole kunagi jätnud korraks seisma ka, nagu niimoodi. Ei tea, vaata, jah. Äkki kütus otsas lihtsalt. Ei ole kütust on, aga ma arvan, et Tallinnast on küll sellega ju. Meil tuleb siis auto vastu. No kuule, okei, paneme siit sadamasse ja siis vaatame edasi. Oi, siit on pulli sama. Saadana. Ole. Mul on ruum siin kio veel. Ahtra leht ei mahu ära. Ahtra leht ei mahu ära, jah. Mina mahun. Autoroolides just burgeri söömine kõige ilusam tegu ei ole, et võib juhtuda õnnetusi ja et teada saada, kas autodega on õnnetusi juhtunud, on olema muidugi otse loomulikult Car Vertical, kus kehtib ka Vampira sooduskood. Saate tutvuda autode ajalooga, vahepeal on ka seal pildid, kas läbisõiduga on manipuleeritud ja üldse, mis autoga on veel toimunud, kus riigist ta on olnud ja nii edasi. Leiab ka auto turvaväärtuse kohta ja hoolduse info kohta, millal tuleks midagi teha, infot. Nii et väga kasulik abimees. Kõik lingid leiab alt Car Verticali kohta ja kasutage Vampira sooduskoodi. Ta ei saa autot pesta puhtaks ju, noh. Pesula kinni hooldustööd, ainuke putkasid. Me sõitsime sealt läbi jääd kinni jäänud jälle. Ma hommikul oleks ka kinni jäänud maja. Aga noh, käisime, võtsime siit siis terminali tanklast siit seda kütet. Otsa sai ikkagi. Me ei hakka riskima sellega, et me seal Saaremaa peale, äkki seal tead, polegi seda kütust seal saare peal, mida ka ei tea teil. Aga igal juhul, mis siis on, paagidega sõita 620 kilti, kui tuli põlema läks. Ja mis see keskmiseks näitab, ma ütlen selle numbri ka ära, aga pärast vaatame üldise keskmise kokku 52 kilomeetri keskmine kiirus, 11 tundi ja 50 minutit on juba sõiduaega olnud ja keskmiseks on 12,3 siis hetkel. Päris huvitav, nii, kuule nüüd on praamipiletid ostetud, ühe praami peale hommikul me ei jõudnud, järgmise peale tahtsin piletit osta, ei mahtunud
Sellepärast näitas 3 kohta, aga käruga ütles, et ei saa osta. Oota, see on 13.45 seal, oota, me ei saa minna sinna peale. Oota, aga äkki me saame Aremase peale siis või? No. Võime proovida. Ei, 13.45 läks ära juba ju. Ja nad laevad või? No vaata, mis juhtub, ma ei teagi. Ma tean, et tegelikult saab ju Aremase peale ka, kui sul on bronn olemas ja ruumi on ja kohti on vist vaata. Number on ka võib-olla nii sitane, et ei loe äragi. On. 7 lain. Go. Paneme nüüd selle loo käima, et prool, praami, piletid, kes sul laius lämme maa, kes see Nublu laulab või? Aga ma ei usu, et meil peale lastakse siia, sest meil on oma praam tuleb. Meil see praam, kes see laiu ei peatu, see regule. See näita regulat, see regula on ikka vana siks võrreldes nende uute praamidega. Ma ikka paar korda olen jopanud selle peale. Aga ma ei tea, kas see on vist nagu jäämuuride klassi poolest parem. Vaata, mis auto käru peal on. Selle autoga käruga tohib üldse autot tõdada või? Tähendab üldse ja ajakäru on olemas. Need on ikkagi haagised. Kuule, ei tea, kas julgeb selle pilli seisma kätte? Ära praegu jätta, jätame praami peale igaks üks. Siis ta peab, kurat, see peab raiskama kütust ja sama mingi kuradi 15 minti. No, jube palju. No see võtab jah tunnis, mis ta näitab palju võtab? 0,7. 0,7 või 0,5. Kurat, 1 näitab, 1 liiter tunnis. Kuule, sa pead ikka mootori üle kontrollima. Seal pildima hakkama vist, jah? Palju võtab? Viits palju, jah? Oota, jah, kütus, ma isegi teeb palju paak sellel on. 600 kilti käruga niimoodi, 12 keskmine. Külm, raske ka. Me tegelikult ei ole kõige hullem, ma ütlen, tegelikult okei on. Mari ennast ei ole, ta läks eile tagasi Tallinnasse tööle, aga tal on õde on seal ja Englishman on ka seal ja väiksed lapsed, kes räägivad inglise keelt, see on nii naljakas. Kuidas nad oskavad ju väiksed peale inglise keelt rääkida. Ja lähme siis jääraja peale, teeme sõitu, et Englishman pole vist kunagi nagu proper jääraja peal drifti ja või üldse mingi autoga sõita saanud vist. Meie tellitud praam tuli, vaata, et privaatvärk, et kohe esiritta särki. Lihtsalt nüüd on vaata, kas buss käima ka poole tunni pärast läheb või oleks pidanud ta käima jätma või? Lahtise praamiga tohib üldse käima jätta või? Ma ei teagi. Reeglid peab lugema. Kuule, ma kuulen küll, mida auto käib ju. Ei käi või? Vaat ei tea. Vaat ei tea neid reegleid. Sõidad küll praamiga, võiks ju teada, aga jah. Aga vaata, jäätee. Nagu lahti lükkamata. Praegu jalgade alt raputab. Jõle auklik tee on, jõle auklik meri on. Aga ma ei tead, jääteed päris Kuressaarde või sinna Muhku ei tehti või osad üritasid sõita, tõesti on lõpus raputab ju. Ma käisin Soomes, seal oli isegi tunda suurel laeval neid. Jah, kogu aeg peab sõitma, muidu jäätub ära. Põnev värk, polegi vist nii paksu jääga kunagi ammu käinud. Ega ohtu võib see olla, et me jäämegi sinna äkki äkki jäätub kõik ära tagasi, ei saagi sinna asumisele, hakkame muhklasteks. Suvel tuleme tagasi, suvel tuleme tagasi. Jah, nii et selge, suvel näeme siis. Tühe hetk või? Hakkame kohale jõudma ja... paugupill. Seda jättis paar lööki vahele ikkagi. Et kui see esimesena praami peal näed, juba tõusevad need asjad ja siis päris piinlik olukord, suke staar siin oma kotlet bussiga paneb praami liikmuse kinni ja siis praami pealt maha ei saa keegi. Okei, 2 poolt oleks saanud. Aga ma ei tea, mis pulli ta enne tegi siis. Ta oli väsinud natukene. Ossa puhade püstol. Külgsi läks. Ei oligi mul, enne kui pauk ära käis, vaata, mul oli tagumiku tunnetus kohe, ma ütlesin, oot, driftime juba. Ja kaela ei löönud paigast praegu. Aga näed, siuke vaade, hästi põrkas, Aga joppa sellest käima, ei tea, mis ta läda tahtis, mis ta siis kurat tahab, natuke jahtumist ikka tahab või? Ei tea. Kui ma ikka paar korda esimene olnud, aga üle pika aja jälle hea. Kui teejuhiks, ma hakkan nüüd 70-ga sõitma. Ta on 50 äkki libe, vaata. Ja, libe. Aga tead, Ongelmaa on. Ma ju vaata üks välismaal hakkan soome keeles rääkima. Soome keeles? Oota, Saaremaa murrakut räägime venitama sõnasid hakkama, mida kord hiidlased teevad, peaks nende juurde ka külla minema. Aga see jäärada, kus me sõita tahtsime nüüd täna trennida, et seal Englishman ka sõita saaks, seal ei tohi sõita mina näiteks, kuna võistlused on seal. Aga kes ei võistle, need võivad sõita. Ehk siis, kas me läheme sinna ja ma ei saagi nagu päris seda driftisõitu teha või me äkki on üks rada veel siin nüüd. Ja ega meil see daylighti on ka vähe siin nagu 2-3 tundi jälle.
Ei saanud varem see praami peale ja teise ühe peale ei oleks jõudnud. Meil oli plaanitud, me hakkame 10 sõitma, aga jah, käruga ei mahtunud teise praami peale. Aga Aatile, mingi fun'i ikka teeme. Juba käib. Tere peremees! Tervist! Lärrutab siin. Lärrutab Kus inglismees on? Küpsis juba on toas. Kaine veel või? Ikka, jah. Hoidsite minu pärast pool päeva kainena või? Et ta saaks sõita või? No aga kuhu me lähme vaata, aga ma saatsin selle vaata sulle chati, kas te tead seda meest või? Ja ma tean, ma olen tal tööd teinud. No, aga kas me saaks sinna minna äkki siis või? Siis ma saan ka sõita või? No siis saab, jah. No ma ei pea sõitma, ma võin ka õlut jooma hakata. Ma õpetan teid. See Taavi on endale lihtsalt ise mere peale rajaliku. Ta saatis sulle mäppi ka, vaata. Ja saatis mäppi, jah. Või missugune see rada välja on. Ja ei, no rada tundub pikk. Aga vaata, ma kirjutasin talle, aga ta ei vastanud. No ma võin talle helistada. Aga see on lähemal kui Olissaare või? No Tusti on Kuivastu pool tagasi, enne Kuivastut, jah. Tulin Island Zone'ile. Ma arvan, said hiljaks natuke. Arvad, jäid hiljaks? Või tuli liiga vara? Ma ei tea, kas see aasta toimub või? Mingi rada on seal. Mingi auto on kinni. Seal on ka kõigi kinni. See on mingi 6 kilti rada vist, päris jõhker. Aga kust saab peale ja kelle käest saab infot, sellepärast et ma näin vilkuritega auto tuleb ka sealt kuskil kaugelt tagamaalt. Ikka rescue car on ka, et mul on see värk, et siin uuriti, et sõita saavad kõik täna ka võistlusraja peal, aga need, kes ei osale homme. Ehk mina ei tohiks sõita täna, trenni teha ja rada õppida nii-öelda ja harjutada. Aga teised peaks sõita saama ja üks teine koht, kus me oleks saanud minna, on see, et siin on sula juba ja vesi tuleb peale igalt poolt, et seal rajale ei pääse. Ja tuisanud on ka, et nagu kinni on kõik teed, nii et võib-olla jääbki see Muhumaa drift üldse ära või Muhumaa jääradade värk või. Ma ei tea, proovime. Lähme peale ja vaata, vahepeal öeldakse, et lihtsam on ära teha ja küsida vabandust ja öelda, et oih, ma ei teadnud. Kui küsida luba ja siis öeldakse, et ei saa. Igat pidi saab pärast vastu pükse ja päid. Hello Englishman. How do you like Estonian winter now? It's cold. Yeah? Very Winter cold. East Coast like a bear. Yes. How many beers you have drinking so far in Estonia? I don't have enough fingers or toes. So many cases. Yeah. Not bottles or cases. No, boxes. Boxes. Yeah. Have you even driven like ice track or something? We went on to one Kugola, I think it's called, over towards But there. not track, it was track, like flat. Just to see. Yeah. It was scary as well? No. Englishman doesn't scare anything. Easy peasy. Even he was driving. Yeah? He was doing like 70 kilometers an hour. Nathan doing 80. No crashing. Not like your car. Yeah. You wanna crash today in my car? Yeah. Like this one are stuck there. Dead. I don't know if I can let you drive. So let's see. Can we get on ice or not? We'll find out soon, won't we? Yeah. Englishman is driving, drifting on sea. Now it's going to be tight again, this hairpin. Yeah, it's going here. Yeah, more. No. Too much speed. Hairpin. How bad is it? Oh no! What you do? It was tight corner, hard left. Few moments later. What's happened now again? Bad vehicle. I don't think it's bad vehicle. Maybe it's bad driving. Look at it, it's got holes in it. This is like battle scars, not like bad dent. I think this is because of your driving wrong side. That's Oh, right. he's drifting. On the wrong side.
Rescue vehicle is coming sideways. Coming in hot. Abus. Mina ei sõitnud, Inglismees sõitis ausalt. Ja. I didn't drive, I said. No siin nurgas on. Nii kuskil peaks olema. Look what you did. You broke the track. You wanna try it again, third time? Yes? Yes. No nii, ma olen siin mõned lõbusõiduringid ära teinud. Rada on sulav, äärmiselt gripi. Ma ütleks, et nagu praegu võib-olla võiks meenutada natuke seda piigitunnetust juba. Et auto pidurdab ja kiirendab. Ja kolmandaga on see, et nagu mees ei jõua piiresse väga. Nagu mahedalt. Siit bussijaama juurest mööda, mis peatus see on? See on Liive laied või see? Või mis laid see oli, vaata, millest see pool praamipiletit oli jälle. Siin on väike veeauk, noh. Saame läbi, ei ole hullu. Ja nüüd, ma ei tea, läheb andmiseks. See on päris raju, ma arvan, Karl lehmatab ka ära. Ma ei usu. Kässar, vaata. Tunnet, kui tõmbad. Rehv läheb lund täis, vaata, ei tohi teha nii. Ja. Ma ka õpin. Ei tohi pidurda nii pikalt, ratast peab ringi käima kogu aeg. Täppima peal. Kas saaks kiiremini ka või? Ma ei tea, julgus hakkab otsa saama varsti. Ja nüüd! Neljas. Vasta neid oota, siin on väike kurv ka veel vahel. See oli nagu tagasi pöörde moodi, see ei olnud see sirge osa, mis tuleb alles. Mul ei jää see meeld, see on 6 kilomeetrit pikk. Pilli jõua piirasse minna. Neljanaga on hea tõmme. Ma ei tea, kus sirge tuleb, see on kiire kurv. Tahan ma panen kepsu tööle või? 160, oi perge. Anna nüüd! Tagast tanget ei ole vist teha. On? On. Rikub jah. Täitsab rikub. Ma räägin, kui piigiga sõidab siin. Sul on huvitav, ma vaatan. Sul on ka kõrval hirmus eile. Ei ole. Oli sulle. Ma ei karda. Ei
Master flip. Ma ei tea rada. Bussi maha saab. Bussi pealt. Ma lasen maha siin või jääme kinni siia. Ei, jää vana maastur. Kuidas homme see välja näeb kõik? Äkki on lihtsam see ära võtta. On jah? Võib-olla küll jääb ellu või? Äkki võtame üldse ära. Siin vist võib täna ära võtta. See kogub nii palju seda lund. Nii punni söönud, vaata. Siis see lendaks lihtsalt nagu kaugele, aga kas see lubatud on, vaata. Palju sente panid? Ei, no ma panin maksikaardiga, aga kus... näe, siit saab euroks panna. Jah. Aga rohkem ei saagi panna. 5 on lagi. 5-ga saab päris kaua, ma arvan. Ma ei tea, eelmurist vaju veel 1. Kurat, lõpuks leidsime ka pesula. Mis töötab? Töötab, jah. Läks. Aeg jookseb. Time is money. Muidugi. Ei pane ainult internetti. YouTube'i läheb. Ei, me kuskile ei pane, jah. Ainult sinna. No Karl, lase kilu võileiba. Ma tõesti pean nüüd iga kord vaatamata. Jah. Ma sind ei pane sinna. Perekonna viga. Marile ka ei meeldi, kui filmitakse. Tiitu võib filmida, näita Tiit. Pohmelli nägu. Hello. Tiidul on savi raisk. Kui mul poleks nüüd ilus... Sööd kilu või? Kilu ei söö kilu või? Teisi kilu ei söö kilu või? Ei, mina ka kala ei söö. Ma tegin keladpaksu munajupid ka peale ja... Tere hommikust siis kõigile head vabariigi aastapäeva tagant järgi. Aga mulle võib ka muna anda niisama, siis ma ei pea sokolaadi sööma. Läks teemaks või? Sa tahad ka muna või? Muidugi. Kilu ei taha keegi. Oostati ära siin kohe mõnega. See Eestimaa on ikka iga hommik nii ilus. Võileivad on söödud. 7:30 äratus, see oli vist nüüd siis selle tripi kõige varajasem ärkamine või? Algus oli samamoodi, et see on meie selle seikluste viimane päev. Siin tuleb ju kulminatsioon. Ei ole Eesti Driftiliit. Eesti Autospordiliiduga koostöös korraldatud nii-öelda jääraja sprint. Mine tea, mis võib juhtuda, sellepärast eile oli ikkagi meeletu gripp seal, sellepärast see on sula oli ja pudrune lumi või nagu ta ei olnud klaasjää. Ja ma ütlen, et auto oli isegi 3.-4. käiguga ei jõudnud asi piirajasse enam, ta ei tee seda tänni. Et oli tunda, kuidas tegi et grippi oli nii palju, et ma ei ütle, et piigiga oleks nagu trammiga sõitud ilmselt seal. Aga vaatame siis, et kas minu eilne treening on üldse nagu illegaalne tegevus enne võistlusi ja kuidas sellesse suhtuvad kaasvõistlejad. Aga nad saavad alles pärast teada seda, kui video välja tuleb. Äkki on spioone seal enne. Aga no ei ole hullu, ma illegipärast arvan, et driftiauto ei ole ka nende teiste päris mingi jäära pillide vastu nagu kiire. Aga mine sa tea. Nii et vaatame, kuidas siis minema hakkab. Näed, sipelga tudivad seal kaugel raja peal, tutvuvad rajaga. Ma sulandasin hommikul seltskonda, käisin ka tutvumas rajaga, vaata. Aga ma eile tutvusin pool päeva sellega siin. Aga tegelikult ei olnud pool päeva, paar tunnikest olime. Eks vaatame. Huvitav ongi näha, kui nüüd tõesti ma olen rajaga rohkem tutvunud kui teised võistlejad, kas see annab mulle mingi eelise? No teoreetiline eelis võiks olla, aga see mingi esimeses voorus võib-olla ainult.
ja teises ka võib. No okei, sa tead ikkagi mingit kurva, mis läheb, aga see oleneb jällegi sellest, kui hea mälu sul on. Mul nagu ei ole see rada ei jää meelde, sellepärast, et siin kõik on valge ja need dokid ja seal ei ole referentspunkti üldse, et sul on puu, plakat, post, ma ei tea, bussipeatus on ainult stardis, vaat. Et kui ma olen liiga kiire, ma olen aus, siis ka ma ütlen, tunnistan oma viga ja ütlen, et Karel on teinud sohki ja pange talle DNF, kui ma siin kinni peaks panema selle. Aga ma ei usu, ma arvan, mingi pevivend on lihtsalt naturaalne rallimees ja tõmbab ikka driftimeestele mütsid pähe. Aga kui nüüd täitsa viimaseks jääd ja pool päeva harjutanud oled, no siis on ikka midagi täitsa valesti ja siis peab võib-olla sinna autokooli tagasi minema. Nii et kohe hakkab koosolek ja siis poole tunni pärast ongi esimese vooru start, nii et ma isegi täpselt ei tea, mis järjekorras ja kuidas see minema hakkab siin. Hakkame siis otsast pihta, ma mingid asjad räägin üle, kui on küsimusi, võib tegelikult jooksvalt küsida. Esimene ring sai tehtud siis, et võib ise täitsa rahule jääda, et väga suurt äpardust ei teinud, ise ei olnud süüdi, aga auto tegi vigurit. Siduri pedaal jäi ühes kohas alla ja ma tahtsin käiku vahetada ja siis pidin üles tõmbama varbaga mitu korda, et üles pumbata ja siis sain lahutada ja sain käigu sisse, et meil on siduri vedelikku vähe. Ma ei kujuta ette, kuhu see nüüd on kadunud, kas ta siis alt lekib või midagi, aga meil see kohalik saare poiss, vaata, tuleb, hakkab venitama sõnu siin. No mis te mandrilased tulete ilma õlita meie saare peale siia möllama? Te tulete siin isegi õli ei võtnud kaasa. Hea, et auto kaasa võttis. Ja, üks mees jättis auto ka maha. Unustas. On ikka küll. No kuidas on siis? Kuule, ma ei tea, ma olin hästi palju sideways, aga ongi, mul kadus, ma ei saanud käiku vahetada, mul läks siin 10 sekki ära, ma puppasin pedaali ilmselt. Tead, kohati ütleks, et korral libe, siis ei olnud libe ja nagu sellega võrreldes, nagu mis hommikul see proovikas oli ka gripi rohkem. Praegu tundub, et ongi ära lihvitud pudru pealt, tuleb alt jää välja. Esimene esiseidu on oma töö ära teinud juba, meil ainult kakelda muu midagi. Ei, selles mõttes jah, et palju libedam oli, et ei olnud enam nii kiire. Aga kas meil ei ole reisingut kaasas? Ma vist ei olnud. Kõik ei võtnud kaasa. Oled aega vahetasime? Ei olnud juba üleval? Kuule, lähen vaatama, kui aegasid, mis värk on? Kus ma platseerisin peale esimest vooru, aga kõik tagaveolised veel ei ole lõpetanud. Kuule, kuna talv on, siis ma panustan viimaseks. Mine, sa hüppa pomm. Rallimees. Kuidas karjääri algusega rahul oled? No iga karjäär on, algus on konarlik ja raske, eks tuleb õppida uusi asju. Driftida näiteks ei tohiks. Aga ma siin mulle oma ajavõtt vaata. Parem on nüüd 6.33, personal best vist. Ja näitab, et optimaalil oleks mul võimalik sõita 6.19. Ehk siis praegu see esimeses ajast vist ongi 10, no ideaalis oleks 10 sekki on puudu, kui ma teen kõik hästi. Aga niimoodi on puudu siis põhimõtteliselt 23 sekki. Nagu sõiduga, nii nagu ma sõitsin praegu. Üks voor tuleb veel. Et ma sain siin ühe lisavooru ka, sellepärast, et ajasüsteemid töötanud. Ehk ma ei tea, kas see oli hea või halb, aga mulle tundub, et see esimene, mis ma päriselt sõitsin, kui aeg ei töötanud, oli tegelikult parem aeg. Siis mul oli väike seal siduri probleem. Aga teises ma tegin spinni.
ma arvan, sinna läks rohkem aega. Ja siis ma hakkasin suruma. Aga nüüd on rada libedam. Ja rada libedab, kogu aeg läheb libedamaks. Et nüüd ongi see, et sa oled nagu harjunud, et ma viskan siia kurvi siukse hooga sisse ja siis tegelikult kuradi kannab välja ära. Nii, ja kepsu järgi vaatame, palju ma nüüd kiirust sain siis siin sirge peal. 121 on kepsu järgi. Päris rajuks läheb 4. ikkagi. Et see spido näitab 160, aga jah, see on ilmselt kepsu järgi vähem. Et see lõpp, see kiire osa sobib tagaveolisel kempi autole, aga see nikerdamine, vaata, mis siin toimuma hakkab. See nagu ei sobi üldse need tagasi pöördud ja sealt ei saa üldse hoogu ülesse. Aga midagi, teeme lõunapausi ja teeme selle viimase voolu ka ära ja vaatame, mis siis saab. Seekord ma ei ostnud ka Karlile piletit, mul ei olnud selleks raha, saad jänku. Ainult pool. Nii mine kongi pärast peitu, jah. Mul ei olnud isegi pooleks raha, ma ei olnud isegi tervet piletit sulle osta. Seeri reisid ei jänesed. No kuidas meil läks siis, jõuame ikka sinna vana hea klassikani tagasi, et iga võistlussarja jaoks on ikkagi vaja oma masinat. Või siis teha vastavad modifikatsioonid. Lukustifriga, Angle Kitiga auto ei ole kiire jää peal võrreldes siis tava nii-öelda täitsa originaalse etapi autodega, millel on isegi lahtne differ. Et ei anna eelist ja ref on ka ikkagi laiusega 235 või 225, mis ei tööta ka ikkagi hästi, et see peenike on ikkagi parem. Ehk 195, 185 või mis siin auto alla toppida saaks. Ja Brikestone on hea ref, aga Michelin töötas vist täna paremini. Siuke tunne jäi vist. Et vabandusi leiab veel, ärge muretsege, aga ma ei hakka neid kõiki ette lugema. Et sellised seiklused siis, et ma panen need ajad ka siia, kuhu ma jäin lõpuks seal tagaveoste klassis. Õnneks täitsa viimane ei olnud, aga keskel ka ei olnud, et alumine ots oli ikkagi kaetud. Et 6-minutilise raja peale nüüd 40 sekki kaotada, tegelikult ma ei tea, kuidas seda võetakse kilomeetri kohta ikkagi nagu alla sekundi tegelikult või? Ei. Mis kilomeetri? See 6 kilti oli see. 6 kilti, 6 minti, 40 sekki. No ikkagi siis on ikkagi mähkaraled järelikult, jah, kuni aeglaselt sõidad vist. Et oleks vaja vaata jälle vahetada diffrit. Ma ei tea, kas Angle Kit annab seal midagi juurde. Jälle refi, seadistada kõike ja kiiresti sõitmisel ja driftimisel nagu show mõttes on ka sõidustiilil ikkagi vahe sees. Et tuleb harjutada teistmoodi. Vaata Regula on jällegi. Ma ei tea, meil pidi uuem paat tulema, aga ma ei tea, kas nüüd läheme selle auroveduriga. Igal juhul sõidame Tallinnast ära ja võtame siit statistilisi numbreid veel teile kokku. Ma ei tea, palju läks siis kütust ja mitu kilomeetrit maa sõitsime ja paeks äkki palju raha raiskasime ka või? Kes seda miljonit jõuab kokku lugeda? Kas kodu paistab? Kodu ei paista. Vampiro HQ paistab. Kütuse arvestus on nii täpne, et 10 kilti näitab, et saab sõita veel, tuli läks põlema. Ma jõuan sellega sinna Mustamäe terminali tanklasse, mu koju lähen. Nii, oota, paneme selle siit poolt auto täna. Oli vast seiklused need siis või? Mis värk on siis 844 kilomeetrit. See teeb meil siis keskmiseks kiiruseks 42 kilomeetrit tunnis. 20 tundi ja 12 minutit on bussi mootor töötanud. Auto käinud, eks ta meil osades kohtades käis seisis niisama ka. Keskmiseks kütuse kuluks siis tuleb meil trubipõrid ja see on 13,2 liitrit 100 siis käruga ja ütleme niimoodi, et sai siis on ikkagi nagu sõidetud nii nagu peab sõitma. Kiirust otseselt ületanud, aga käruga võiks sõita ka 85-90-ga, siis oleks nagu ilmselt kõvasti ökonoomsem. Aga nii on. Panen siia üle ja mingid kulud ka siis või? Oota, ma vaata siin on. Siin on euro märk, vaata. Dolla, jeeni. Ova! Ma panin tule põlema ja siis näete, siin on euros, dollas, jeenis, palju läks mingisugused asjad maksma. Misegi peast ei tea, ma panen siia kirja pärast, et mingid jäärajad, kütuse kulu, sportauto kütus, see kütus, praamipiletid ja nii edasi. Vaatame, paneme selle meelelaudusliku joogi ja käraka hinna ka siia või jätame selle välja igaks juhuks. Tahad panna või? Ei ole mõtet võib-olla igast asju ka panna. Nii et ärge unustage subscribe panna, like,
võib-olla tulevikus teeme veel neid road trip'e, aga praegu ei tahaks nagu rohkem sõita 4 päevaga nagu Eestis nii palju kilomeetrid. No, mõnus. Paari päeva pärast uuesti. No jaa, 2 päeva pärast või Tartus käia või 3 päeva pärast uuesti edasi-tagasi 1 päevaga. No ei hullu, selline see automeeste elu on, peab ju sõita meeldima. Nii et Karel ei tõmbanud kellelegi mütsi pähe. Teie võite tõmmata. Vampira.com